Tere päevast, sõbrad! Ma olen Aleksei Turovski, zooloog, loomaaednik, kõikide loomade sõber, ka huntide sõber, aga ma olen väga suur lindude sõber ja ma loodan, ma usun, et teie olete ka. Toita loomi muidugi võib, muidugi lausa peab, kuid seda tuleb teha mõistlikult. See, mida me praegu siin Löwenruu pargi tiigi peal näeme, on ökoloogiline lõks, mis läks kinni. Selles asi ongi, et veelinde, parte, laglesid, hanesid, luike ei tohi toita sügisränne ajal. Seni, kuni on lahtine vesi, nad saavad suurepäraselt söönuks. Kui jää hakkab tekkima ja need linnud peavad edasi minema, liikuma, nad alati jõuavad nii kaugele, kus on jällegi avavesi ja jälle nad saavad söönuks. Kui aga meie pakume nendele leiba, saia, tange, helbeid, siis nende kehas otse kohe, see on praktiliselt tunni küsimus, hakkab ladestuma raskude. Raskude hakkab tekkima kuhu kohta? Linnuorganismis. Sinna, kus on ruumi, mingilgi määral. Ja see on kahjuks südamepaun. Te teate, kuidas nad lendavad? Väga kiiresti töötades oma tiivadega. Kuidas te teete, kuidas töötab nende süda? Babam. Tohutu kiiresti südamel paunas peab olema ruumi. Kui sinna tekib liigne raskude, ei lähe lind enam kuskile, ta on lõksus. Sõbrad, seda ei tohi teha. Kuid väikesed värvulised, kes meil talvituvad või need, kes tulevad meile talvekülalistena, nagu siidisabad, nad ei pesitse meil, nagu leevikesed, ka nemad ei pesitse meil, vaat nendele midagi pakkuda. No see on väga õige tegu, kuid kuidas seda teha? Kui öösel temperatuurid hakkavad langema alla nulli, võib vabalt alustada linnukeste toitmist, kuid kui te alustasite toitmist, palun ärge unustage. Toita tuleb nüüd läbi talve. Mida nendele pakkuda? No näete, siin on ilmselt ise tehtud ja päris mõistlikult. See on läbipaistvast materjalist. Ja siia on pandud läbipaistmatud ristid. See on väga õige. Parem oleks, kui see oleks läbipaistmatu. Ohu korral linnuke kohkudes ei pruugi aru saada, et see läbipaistev koht ei ole läbitav. Nii et väga hea, et siin on vähemalt need ristid pandud, nii et tegija mõtles selle peale. Aitäh talle. Ja siin on praegu sihkad, päevalille seemned, mis on väga hea toit. Hiinamaa pähkel ehk arahis. Palun ärge pankuge lindudele seda soojusega, kuumusega, eks ole, töötlemata kujul, eriti koorega, kui ta on sellise roosaka pruunika kile sees, eks ole, see on tema nii-öelda looduslik kestakene, eks ole, selliseid võib pakkuda paljudele loomadele, näiteks närilistele või sigadele, kuid mitte lindudele. Korralik pekitükk talvel võib alati pakkuda, kui see ei ole soolane, eks ole, ja see on väga paljudele lindudele väga hea toidulisa. Kõikidel on vist tuttavad lindudele mõeldud toidukuulid. Minu meelest see on suurepärane vorm. Ma olen seda kasutanud loomaias õige mitmes kohas. Mingisugused jutud oli kuulda vahest, et linnud võivad võrku kinni jääda. Vaadake, asju juhtub. Te ju kontrollite neid olukordi, päästate ta lahti. Kuigi mina pole ühtegi usaldusväärset infot selle kohta kunagi saanud, ega ise mitte midagi niisugust kogenud. Need on väga head asjad, sõbrad. Ma võin puhta südametunnistusega ja veendumusega neid soovitada. Aga paigutage neid erinevatesse kohtades ja vahetage nende asupaigad. Tuleb tööd teha. Tuleb tööd teha. Eks ole, täna on see pallike siin. Homme pange ta kas või sinna või rõdu teise otsa või korteri vastaskülje akna juurde. Seda on hea teha, seda on vaja teha. Toites linde õigesti, mõistlikult, nii nagu peab, te aitate neid tõepoolest. Ja lindudeta, linnulauluta, andke andeks, aga see on tõesti katastroofi kirjeldus. Hoiame linde, nii nagu te seda teete, tehke seda ka tuleval aastal ja ülejärgmisel ja igavesest ajast igavesti. Jõudu teile!